sügisel sai see Valgas rekonstrueeritav Kasekese lasteaed päriselt valmis. Mis see projekt sisaldas, et tõepoolest teda võib nüüd nimetada passiivmajaks? No oluline tõesti on tavalisest majast natuke parem isolatsioon seina panna, aga väga tähtis on kasutada ka erilisi passiivmaja aknaid ja uksi, mida me siin oleme kasutanud. Ja siis on veel oluline, et seinad ja teised piirdeosad oleksid hästi õhutihedad, et kogu see ventilatsiooni õhk liiguks läbi ventilatsiooni keskseadme, mitte ta ei hakkaks käima kuskilt läbi seinapragude või akende vahelt. Ja siis on võimalik kõrge kasuteguriga ventilatsiooni keskseadet kasutada ja saab 90% ventilatsiooni õhus olevast soojusest tagasi majja anda. See ongi passiivmaja mõte, et viiakse siis need piirde soojapidavusnäitajad nii heaks, et soojakadu on nii väike sellest majast, et tavalisi radiaatoreid või põrandakütet või mingit ahju pole üldse vaja. Päikesepaneelid on seda lasteaeda nii-öelda kütmas. Mis kasu nendest sellisel sombusel päeval on? No päikene kütab seda maja tegelikult kahel viisil. Et üks on siis selline passiivne kütteviis läbi akende. Lõuna pool on sellel majal väga suured aknad ja madal talvine ja kevadine päike kiirgab palju soojust läbi nende akende siia majja sisse ja see soojus akumuleerub siin rasketes betoon-kivipindades ja teine on selline aktiivne päikeseküte, milleks on kasutusel katusel olevad päikesekollektorid. See on nüüd see masin, mille üle vist, ai kui tuli, mille üle kõik siin rõõmu tunnevad, sest nõud saavad pestud sisuliselt silmapilguga. Ja see on meie imemasin, mis teeb meie õpetaja abide töö ikka märgatavalt kergemaks, sest peseb nõud puhtaks 6 minutiga. Kui vanasti läks pool tundi, siis nüüd on nõud sisse ja 6 minutit ja masin teeb oma töö ära ja õpetaja abid on vabad. No tundus uskumatu alguses, kui öeldi, et tegelikult see võtab 6 minutit. Oli selline väike kahtlus, et äkki kõlas 60 minutit. Ja me arvasimegi, et 60 minutit ise ka, aga siis kui programmid said tööle ja siis ikka selgus, et ongi 6 minutit. Mis siin majas veel hästi rõõmsaks teeb? Hästi rõõmsaks teeb kõik. Võrreldes, et vana majaga on siin kõik ikka parem ja ilusam ja ma ei tea, ei oskagi paremat maja tahta kui see. Mis lapsed ütlesid, kui nad esimest päeva siia sügisel sisse pääsesid? Lapsed imestasid, aga mõni leidis ka veel, et võiks olla bassein, et seda neil tõesti pole, et kõik muu on olemas. Võrreldes varasema suure soojakuluga, mis selles vanas majas oli, mis oli 65. aastal ehitatud, võrreldes sellega on nüüd kokkuhoid umbes 60–70%. Aga kui nüüd tulevad soojemad talved, siis me loodame, et keskmine, ütleme 10 aasta keskmine kokkuhoid peaks tulema ikkagi kuskile 80–90% juurde. Selleks kõigeks oli tarvis raha ka, kui palju ja kust fondist Euroopa Liidus raha tuli? Jah, kokku maksis selle maja ehitus koos projekteerimisega 22 miljonit Eesti krooni. 17 miljonit krooni sellest on siis Euroopa Liidu regionaalarengufondist saadud toetus ja selleks siis on kasutatud kohalike avalike teenuste arendamise meedet.